Tallinna Lilleküla gümnaasiumi põhikooli lõpetamisele pühendatud aktuse. Lippuritel tuua sisse lipp. Lugupeetud lõpetajad, lapsevanemad, õpetajad, külalised. Tuntud arhitekt Mart Port on ühes intervjuus kirjutanud, kuidas tema 3. klassis käib poeg Kristjan koolist koju tulles teatas. Mida rohkem ma õpin, seda rohkem ma saan aru, et maailmas on peaaegu pooled asjad, mida ma veel ei tea. Ja hiljem, ka siis, kui Kristjan juba palju vanem oli ja nad enam koos ei elanud, oli tal ikka tavaks kokku rehvates küsida, et kas see ülejäänud pool on lõpuks ka läbi uuritud. Ei tea, kui palju maailmas teil, tänased lõpetajad, veel läbi uurimata on. Aga täna
on igal juhul teie elu esimene suur hariduslik pidupäev. Päev, kus kõik meie selle aasta lõpetajad, nagu ka saalis näha, 3 klassi jagu, kokku 64 siis, on juba siia aulasse aukohtadele jõudmisega ära teeninud suure aplausi. See on aasta, kui lõpetan uue õppekava järgi õppinud klassid. Uus õppekava tõi põhikooli soolise võrdõiguslikkuse. Nii et poisid tohivad tööõpetusest tikkida ja süüa teha ning tüdrukud saagida ja viilida. Ning loovtöö, mis meie koolis tehti juba 7. klassis, teemal tervislikud eluviisid. Tänased lõpetajad uurisid piima, puuviljade, karastusjookide ja leivatarbimist, ravimtaimi, hapnikusisaldus klassiruumides, kaaluti koolikotte, tutvuti vanavanemate mängudega. Vaadeldi ilma ja mitu õpilast uuris ka tuntud sportlasi ja nende saavutusi. Tore, et mitmel õpilasel oli tuntud sportlane oma kodus lapsevanemal olemas. Lõpueksameid tuli teil kokku teha 3. Kohustuslikud matemaatika ja eesti keel ning valikeksam. Valikutest oli nagu alati populaarsem inglise keel, mida sooritas 44 õpilast. Ja 32 välja pandud riik näitab, et inglise keelega teil probleeme pole. Eksamiks valiti veel ka ühiskonnaõpetus, vene keelt, bioloogiat, ajalugu, geograafiat, keemiat ja füüsikat. Kõige paremini läks vene keele eksam. Kõik 4 õpilast said 5 ja keskmine punktisumma oli 96 punkti 100. Matemaatika eksami elulised ülesanded andsid nagu pea igal aastal ka ummamuudu tulemusi. Esimesest ülesandes hakati kevadel marjaaeda uuendama. Punase sõstrapõõsaste arvu suurendati ja mustsõstrapõõsaid vähendati. Lõpuks küsiti, palju siis marjapõõsaid enne uuendamist oli. Kes sai 10,5 mustsõstrapõõsat? Kes sai -8,25 punase sõstrapõõsat? No aga kui põõsastega nii palju mässati, siis võibki ju juhtuda, et mõni põõsast tuleb pooleks jagada ja mõni võib-olla tagurpidi maasse minna või satuma hoopis naabriaeda. Teises ülesandes oli tore kümblustünn ja tuli arvutada, kui kõrge on veetase tünnis, kui tünn täita 80% ulatuses. Ja juhtus, et veetase tõusis kõrgemale, kui oli tünni enda kõrgus. Vesi võib nagu üle voolata, peaasi, et vett puudu ei jää. Hullem, kui vastus negatiivne tuli, siis polnudki ju millest kümmelda. Ja päris kõik eksamitest esimese korraga läbi ei saanudki. Osad pidi ka teisele katsele minema, isegi täna hommikul. Seda aga lõpetajate hulgast suurepäraste tulemuste eest esile tõsta. Kindlasti väärivad esiletõstmist need 18 õpilast, kelle tunnistusel on ainult 4 ja 5. Aga veel rohkem Anneli Ojaste 9. A-st ja Anett Arutam 9. B-st, kes lõpetavad ainult 5 ja kiituskirja. Väga tublid on ka need, kes kõik 3 lõpueksamit väga hästi ehk 5 sooritasid. Anneli Ojaste 9. A-st ja Laura Johanson ning Tiia-Maria Kallaste 9. B-st. Kiitust väärivad 9. klasside tublid sportlased, kes koolidevahelistel võistlustel korduvalt väga hästi kooli on esindanud ja kelle seas on medaliomanikke erinevatel spordialadel. Nii on kirjutanud meie kehalise kasvatuse õpetaja. Lõpetavad Kaspar Laur, Kurmo Sammal, Paul August Lääne, Dennis Raid, Marcella Raud, Diana Pakkina,
Marlene Vompa ja Evelin Kunimägi, kes on Tallinna koolinoorte 2016. aasta meistrid sõudergomeetrite sõudmises. Marcella Raud, Sofia Markson ja Maria Tuukson on eelmise aasta Tallinna meistrid võrkpallis. Tänavu lisandus sellele ka hõbemedal. Hõbedases võistkonnas mängisid ka Marlene Vompa ja Johanna Mauer. Katariin Paas, Marcella Raud ja Marlene Vompa on esindanud kooli ka kergejõustikus. Jalgpallis on lippu kõrgel hoidnud ja kaaslasi sütitanud Hanna Pentsa. Simona Saaliste on suurepäraselt kooli esindanud ujumises. Samad tublid sporditüdrukud on usinasti aidanud kohtunikutöös nii võrk- kui rahvastepallis ning terve 9. B-klass on 3 aastat aidanud korraldada Põhja-Tallinna ja Kristiine kergejõustikuvõistlused. Anti Järva ja Kaspar Laur on esindanud kooli murdmaajooksus, jalgpallis ning tegutsenud kohtunikuna koolide vahelistel võistlustel. Kristjan Korka on Tallinna koolinoorte meister 4x100 meetri teatejooksus, aga võistelnud kaasa ka krossijooksudes. Markus Helde, Kristoffer Niine, Andrus Palu ja Mihkel Vaher on selle aasta Tallinna meistrivõistluste hõbemedali omanikud võrkpallis. Esindanud kooli edukalt ka Tallinna koolide vahelistel võistlustel krossijooksus, jalgpallis ja murdmaajooksus. Tanel Neubauer, kes kuulub Eesti noortekoondisse jalgpallis, on osalenud ka koolide vahelistel jalgpallivõistlustel, krossijooksus ja pendelteatejooksus. Heade sportlaste nimekiri sai üsna pikk, aga see on mõistetav, kui arvestada, et eelmisel aastal oli meie kool põhikoolis Tallinna linna koolide arvestuses hõbemedalid ja sellel aastal 4. kohal. Nii et tublisid sportlasi meil jätkub. Kuidas on meie huvijuhile Marjenurgale paistnud teie tegevus koolielus ja huvitegevuses? Erilist kiitust tema sõnul väärivad Katariin Paas, kes oma kõlava lauluhäälega on esinenud väga paljudel kooliüritustel, osalenud kooliürituste korraldamisel ja kuulunud õpilasesindusse. Anett Arutam, kes samuti on esinenud paljudel kooriüritustel erinevate etteastetega, küll duetis, küll klaverisooluga, küll koostööprojektis mudilaskooriga. Brigitte Helena Sarapuu ja Pia Debora Miilmann, kes õpilasesinduse liikmena on aidanud kaasa kooliürituste õnnestumisele ja esindanud meie kooli Eesti Õpilasesinduste Liidu koosolekutel. Johanna Mauer, Jarmo Jevonen ja Markus Helde, kes on olnud aktiivsed näiteringis nii näitlejatena kui tehnilise abina. Marlene Vompa ja Johanna Mauer on oma klassi esindanud õpilasesindusel. Ei saa jätta mainimata ka Andra Järvat ja Rebecca Lilleorgu, kes oma etteastetega on ilmestanud aktusi ja koolikontserte, ning Hanna Pensat, kelle energia positiivsust on lausa nakanud. Aga mida arvavad oma õpilastest klassijuhatajad, kes neid kindlasti kõige mitmekülgsemalt iseloomustada oskavad? 9. A-klass, klassijuhataja Raivo Kelp. Hea 9. A-klass.
Me kohtusime juba matemaatikatundides 2011. aasta septembrikuus. See oli aasta enne seda, kui ma sain teie klassi juhatajaks. Teid oli ainult 16. Te olite selle kooli kõige väiksem klass. Oma klassi suurusega, või peaks ütlema väiksusega, oleksite te olnud nagu mõne külakooli klass, millele võiks viidata ka meie kooli nimi Silleküla kool. Nagu aru saate, viitan ma siin kooli nime teisele poolele küla. Selle 4 aastaga olete te kõik sirgunud palju pikemaks ning muutunud palju arukamaks. Eks aega andis muidugi tunda see, et teil oli õpilastena rohkem koolikogemust kui minul õpetajal. Aga probleemid see varem või hiljem ikkagi lahendati. Kui alguses võis teiste õpetajate käest kuulda teie klassi atmosfääri kohta iseloomustust ebasõbralik, siis mul on väga hea meel, et hiljem on teid õpetajate poolt iseloomustatud kui hästi sõbralikud, mõnusad ning isegi kui nunnud klass. Nende 4 aasta jooksul on meie klassi lisandunud mitmeid uusi õpilasi, kelle te olete sõbralikult vastu võtnud. Kõigepealt tulid meile 7. klassi Sandra ja Mattias ning 8. klassi Reijo, Anita ja Tõnis. Aga on ka olnud neid, kes on tulnud ning läinud, nagu on Grete, Kristal, Nastja ning Ai. Kui 9. A-klassi õpilasi lühidalt iseloomustada, siis on meil väga tubli Anneli, nutikas Reijo, andekas Mattias, töökas Anna-Liisa, võimekas Sander, suhtleja Karmen, naljamees Mart Rene, organiseerija Piia, sportlikud ehitaja Simona, abivalmis Dennis, emotsionaalne Andreas, tundlik Irene, entusiastlik Sandra, tragiiroonia, isepäine Lauri, suure potentsiaaliga Saamne. Lõpuaktustel meenutatakse sageli ka ühiseid reise. Ka meil on olnud neid üksjagu. Näiteks Viljandisse, kuhu sõitsime rongiga tasuta, et tutvuda Ordu-Linnuse varemete ning Viljandi kesklinnaga. Siis 3-päevane reis Ahja jõe Jürgorgu, kus me kanuutasime ning jätsime endast jõepõhja maha prillid ning mobiili. Ning lisaks veel ka reis Sankt-Peterburgi, mis oli paljude jaoks kindlasti esimene kord külastada mõnd metropool. Reisidel tegelikult suuri pahandusi polnud ning aitäh. Tahan südamest tänada ka teie vanemaid, kes on teid hoole ja armastusega kasvatanud ning teid aeg-ajalt minu hoolde usaldanud. Koos oleme saanud üleni mõnestki mõnest. Kallis 9. A-klass, te olite mu esimene klass juhatada ning jääte seega alati mulle erilisena meelde. Soovin teile õnnestumisi, vedamisi, arukust ning õnne, ühe sõnaga kõike head. Soovin teile lahedat suve, teie klassi juhataja. Oma 9. B-st räägib klassi juhataja Annika Linnasist. Armsad õpetajad, lugupeetud lapsevanemad ja kolleegid. Minu 9. B-klass on üks mõnus punt sarasilmseid noori inimesi, kelle sekka on sattunud õpilasi Rootsist, Saksamaalt ja Hispaaniast. Klass iseloomustavad õppimine, ronimine ja kunst. Õppimine on olnud klassis alati aluses. Läbi aastate on ikka 1–4 ainult viitel õppijat ja neile lisaks 10–12 neljaviielist õppilast. Ega teised oluliselt maha ei jäänud. Vaid mõned üksikud kolmed on neil salapäevalt tunnistusel ilmsad. Üks õpetaja on meie klassi iseloomustades öelnud. 9. B on ka aadlipreilide kool, kus õpivad intelligentsed, laia silmaringiga ja arutlevad neil, kelle sekka on sattunud ka mõned noorhärad. Ronimine. Oi, ronida teile meeldib. Puude otsas olete turninud nii Nõmmel, Siguldas kui Alutagusel. Valutanud kõrgemaid torne Kopenhaagenis, laskunud maa-alustesse sügavustesse Kohtla-Järvel, katsetanud keskaegse inimese elu Kassinurme kindluses, tuttunud rüütli tegemistega Rakvere linnuses
ning vallutanud tormijooksuga Viljandi lossimäes. Ka akrobaadiku kiile ronimine nõuab julgust. Katsu seista kellegi õlgade püsti ja mitte alla kukkuda. Kui meenutada, siis meie sagedaseks reisisaatjaks oli vihm. Aga mis juhtub valgete tennistega, kui astuda vihmaga loodusesse? Või kuhu kaob kummik, kui ületada räätsadeta raba? Vastuse leidsite läbi katsetuste. Kunst, laul, muusika ja tants, need on teie loomulik osa. Imelised lauluhääled ja toredad tantsukavad valsist kohtini, kus ka kõige puisemad kaasatakse liikumisse. Samuti ei saa alahinnata sporti. Jalgpall ja võrkpall on väga peened keha valitsemise kunstid, milles mõned teist on päris osad. Kindlasti ei saa ära unustada ka kujutavat kunsti. Ega silma asjata ei olnud 5 aastat teie koduklassis kunstiklass. Meenub, kuidas kurdi ülistalline üksluine koolihoov kattus mõneks hetkeks rõõmsa värviliste täppidega, mis pani silma särama neil, kes sattusid aknast õue vaatama. Või toolde kaunistamine lugemissaalis või joonistamine koos 1. klassi unsudega. Aga kuidas Arno isaga koolimaja jõudis? Meenub. Kui ei meenu, eks vaadake filmi. Seiklusi Palamuse koolis ning filmi tegemise raskusi ja rõõme jääb meenutama teie oma film Kevade, mida saate ikka ja jälle vaadata. Vahest isegi lapselastele koos puhkusega näidata. Kindlasti on meil muudki juhtunud, mida mina võib-olla ei tea, aga seda saate ise edasi meenutada mõnel oma järjekordsel klassil. Kallid noored, põhikooli lõpetamine ei ole siiski haridustee lõpp, vaid üksnes vaheetapp. See on oluline aeg teie elus, kus peate otsustama, kuhu ja kuidas minna edasi. Valiku tegemine on raske. Ainuõiged valikud sageli ei olegi. Kindel on see, et ainult 9-klassilise haridusega ei ole võimalik mõista ilmas toimuvat ja elus hakkama saada. Oskar Vaid on väitnud, et elu eesmärk on enesearendamine. Põhikooli lõpetamine on vaid üks samm elukesteval õppel ja haritud inimeseks kujunemisel. Austatud vanemad, tänan teid hea koostöö eest. Võite lõbusa puhked olla oma laste üle. Kallid lapsed, annan teid nüüd tagasi teie vanematele ja uutele klassijuhatajatele. Puhake suvel mõnuga ja tulge sügisel kooli tagasi. Isadust, järjekindlust, tahtejõudu, julgust ja arutust teisele. Kuidas iseloomustab 9. C-klassi klassijuhataja Jana Kunder. 5 aastat tagasi usaldas kooli juhtkond teid minu tiiva alla. Olgem ausad, eks see algus oli ikka keeruline küll. Te olite ülienergilised, rõõmsameelsed ning paigal püsida te ei suutnud. Nii nagu spordiklassile kohane, tahtsite alati esimesed olla. Igas asjas tahtsite saavutada maksimumi. Maksku, mis maksab. 6. klassis sai teie klassijuhatajaks Tatjana Tšernõš, kelle peale saite alati looma. Tema hoidis mind teie käekäiguga alati kursis, kelle eest olen ma talle väga tänulik. Kuid kas vana arm ka roosteta? Ei, ta roosteta. Ja nii ei saanud ka mina ilma teieta. Mul on hea meel, et mulle anti võimalus taas teiega olla. Te hoidsite jätkuvalt kokku, olite ühtsemad kui kunagi varem. Teie esinemine ja võitmine jõulu playboxil tõestas, et olete julged, leidlikud ning mõistate nalja. Te olete väga tublid sportlased. Te tegelete ja olete edukad olnud väga erinevatel spordivõistlustel. Täna teie elu ühe etappi finišis vaatan teid ja ütlen kindlalt, et te ei ole ära varased. Te saate abu. Täies koosseisus olete te täna siin, mis on eriti äge. Nüüd olete te suured isiksused ja teile ei pea enam meelde tuletama, et limonaadipudelit käivad ikka prügikastis, et kõik esemed ei ole jalgpall. Neid ei pea ilmtingimata jalaga lööma. Ei pea korrutama, et sussimäng ei ole hea meel. Samas olete piisavalt kangekaelsed ja ette endale lõpuni kindlaks, et hilinemisrekord tuleb ikka 9. C-klassi nimele korrustada.
paar tundi hommikul magada pole pakk ning 4. korruse diivanil lõsutamine on ikka tunduvalt põnevam kui keemiatund. Siinkohal soovin tänada teid, lapsevanemad, et usaldasite oma lapsed meie hoolde. Aitäh! Aitäh, et olite lastel alati meeles, kui tunnis telefon helises, sest ega siis õpetaja ei saa ju pahandada, kui ema helistab. Ma tahaksin tänada oma kalleid kolleege, kes on andnud endast tohutult palju selleks, et teile anda nii palju haridust, kui nende võimuses on. Ameerika luuletaja William Olson on öelnud, et ükski seebimull pole nii värvikas ega lenda nii kaugele kui see, mille on puhunud hea õpetaja. Ma loodan, et meie mullid lendavad väga kaugele, kuid samas nad ei unusta meid ja seda, kust nende lend kord alguse sai. Olete jätnud mulle kustumatu mälestuse. Tuult tiibadesse kallis 9C, teie klassijuhataja. On uuritud, kes on õpilasele autoriteet. Rohkem kui pooled õpilased nimetavad esimese autoriteedina ema või isa. Alles kaugel tagapool võetakse arvesse, mida arvavad sõbrad, meedia, õpetaja, tüdruk või poissõber. Iga vanem teab, kui palju on tema lapse tänase tähtpäevani jõudmises tema panus. Siinkohal tahaksin tänada kogu kooli õpetajate nimel teid, lugupeetud lapsevanemad, emad isad, vahel ka vanaemad, vanaisad. Teil on täna põhjust pidu pidada. Aga parimate lõpetajate vanematele oleks mul nüüd üle anda kooli tänukiri ning lillehelis. Ma loen ette teksti tänukirja. Pole suuremat rõõmu vanematele, kui näha oma last tublina, töökana ja ausana. Kasvatada teda selliseks on raske ja vastutusrikas ülesanne. Tallinna Lilleküla gümnaasiumi õpetajad tänavad teid Erle ja Heigo Ojaste hoole ja vaeva eest, mille olete pühendanud Anneli kasvatamisele. Tellissaar ja Margus Merelaid Sandra kasvatamisel. Janne Sari ja Raimo Susi Ronja Meeri kasvatamisel. Ave Arutam Anetti kasvatamisel. Jelena Pakkina Diana kasvatamisel. Marika Holtzmann ja Marek Johansson Laura kasvatamisel.
Heedi ja Tiit Kallaste ja Maria. Kriste ja Indrek Lilleorg Rebecca kasvatamiseks. Tatjana Šuvalova ja Andrei Tomilov Sofia kasvatamiseks. Beata Jolene ja Mati Nõukas Ben Trügve kasvatamiseks. Kaja Martinson ja Raido Paast Kateriini kasvatamiseks. Erika Urm ja Heiki Raud Marella kasvatamiseks. Nuria Alonso, Jaanus Silland, Paula kasvatamiseks. Kristel ja Frank Tuuksam Maria kasvatamiseks. Anneli Kokk, Jaanus Pentsa, Hanna kasvatamiseks. Marek Laas ja Reijo Männik Kirke kasvatamiseks. Mailis ja Juhan Jevonen Jarmo kasvatamiseks. Maret ja Peeter Mauer Johanna kasvatamiseks. Kadri ja Andres Palu Andruse kasvatamiseks.
Kadri, Risto, Ragnar, Ranne, Lisette. Liivi Vunk ja Ain Sammal Kurmo kasvatamist. Katrin Kajak ja Rain Raun Karmeni kasvatamist. Kristiina Tohver, Stiina Maria kasvatamist. Marit ja Laine Kullo Marlene kasvatamiseen. Lugupeetud lõpetajad. Ühes oma kõnes rääkis meie iseseisvusaja esimene president Lennart Meri, kes oma elukutsel enne presidendi ametit oli kirjanik, aga ka kirjanduse eesti keelde tõlkija, seega inimene, kes töötab keelega ja seetõttu peab valdama väga head keelt sellise loo. Üks päev istus ta oma kirjutuslaua taga ja kuulis, kuidas tema noorem poeg hüüdis. Isa, sul oli eesti keeles tunnistusele 2. Ta oli nimelt leidnud üles isa vana tunnistusele. Pojale oli see uskumatu hämmastus, sest tema silmis oli isa kirjanik, kellel lihtsalt ei saa olla emakeele hinne 2. Ja samal ajal ka uskumatu kergendus, sest ta oli ka ise eesti keeles saanud tunnistusele 2. Lennart Meri õppis oma vanemate diplomaadiameti tõttu mitmes Saksamaa ja Prantsusmaa koolis, hiljem küüditatuna Siberis venekeelses koolis. Sellest tulenes tema hilisem suurepärane võõrkeelte oskus, aga tema eesti keel oli kange ja ka ülikoolis oli ta emakeelega üsna suuri probleeme. Ning ülikooli õppima jõudnuna läks ta poodi, ostis endale 70 kopika eest paksu pruunide kantega ruudulise kaustiku ja hakkas kirjutama. Hakkas õppima eesti keelt. Ja ta tegi seda edasi terve elu. Selle jutuga ütles Meri, tahtis ta öelda, et kui inimesel on tugev tahe, suudab ta saavutada kõike. Ta suudab oma emakeele vanuigi nii ära õppida, et temast saab kirja. Aga ühel tingimusel tahe peab olema suur. Mida mina sellega teile öelda tahan, on, et praegu on ka teil, lugupeetud lõpetajad, sest te alles põhikooli lõpetate. Veel kõik, absoluutselt kõik elus võimalik. Edu teile järgmistel kooliastatel. Elusat pidu teile tänaseks. Palju õnne põhikooli lõpetamise puhul.
jaoks. Küllap meid karistab ta nende tunnete eest. Siiski on lasknud sel sündida, et kohtasin just seda meest. Ma tean, mida ma pean, mida ei võima, tean kõik ma, kuid ometi teen. Ma tean, et ma peaks levima armunud südame sees. Ta käed, silmad ja hääl on vaid mu unenäos, vaid minu jaoks on loodud see mees. Oh, looja, ma tean, mida üks keelatud armastus teeb. Nii ongi mu hinges torm, niisama ei kustu arm, ei ma südant suuda keelata. Tunnen, mis on julm ja kurb, siin kuskil on peidud surm, mis saaval looja vajata. Küllap meid karistab ta nende hetkede eest. Siiski on lasknud sel sündida, et kohtasin just seda meest. Ma tean, mida ma pean, mida ei võima, tean kõik ma, kuid ometi teen. Ma tean, et ma peaks levima armunud südame sees. Ta käed, silmad ja hääl on vaid mu unenäos, vaid minu jaoks on loodud see mees. Oh, looja, ma tean, mida üks keelatud armastus teeb, mida üks keelatud armastus teeb, mida üks keelatud armastus teeb. Nüüd on sõna Riigikogu liikmel härra Andrei Novikovil. Austatud põhikooli lõpetajad, kallis koolipere, lapsevanemad. Mul on hea meel soovida teile palju õnne selle tähtsa päeva puhul. Nii siit kooli seinte vahel kui oma kodudest olete te saanud väärtuslikke teadmisi ja kogemusi, mis aitavad teil teha valikuid. Ma soovin teile kõigile edukaid valikuid ja seejuures ma soovin teile kõigile jõudu, et viia oma valiku ka ellu, sest see on väga-väga tähtis. Ma usun, et iga valik, mis saab olema seotud hariduse jätkamisega, on õige, sest tänapäeval ilma selleta lihtsalt ei saa. Täna on teil ja kõigil, kellele te olete tähtsad, kindlasti sees selline tunne, et ühelt poolt on ärevus, aga teiselt poolt on kindlasti ka võidutunne, sest lõpetatud on tõesti üks tähtis etapp. Ma soovin teile kõigile, et seda võidutunnet oleks nii teil kui nendel inimestel, kes on teile kallid veel palju-palju kordi. Ma soovin teile kõike ilusat ja jätkake kindlasti haridusteed. See on tähtis. Nüüd on sõna Kristiine linnaosa vanemal härra Vadim Kalobrovtsevil.
kui kangelastele, et head lõpetajad. Mul on väga hea meel teid kõiki siin täna näha, olete nii noored, nii ilusad ja ma väga loodan, et õnnelikud ka, vähemalt teie naeratused reedavad seda. See on ka õige, te peategi õnnelikud olema. Sellepärast, et teie elus on lõppenud üks väga tähtis etapp, väga suur etapp ja on algamas juba järgmine. Sõltumata sellest, mis tulevik toob, te ikkagi praegu mõtlete selle peale, mida te edasi teete. Ütleme niimoodi, et teie jaoks algab tõeline täiskasvanu elu, millel on omad plussid, omad miinused. Loomulikult tahaks, et neid plusse oleks alati rohkem, aga see juba sõltub paljuski juba teist endist. Täna teil on teha üks tõenäoliselt selline esimene tõeline iseseisev, suur iseseisev otsus, et kuhu siis elus edasi minna, mida oma eluga edasi teha. Mõned teist on juba selle otsuse teinud, ma usun, mõned veel kahtlevad ja mõtlevad, kui majas pole veel selgust, siis lubage, et ma annan ühe lihtsa nõu selles olukorras. Tehke seda, mida ise õigeks peate. Et kas otsustate selle kasuks, et jääda siia gümnaasiumisse või siis siirduda mõni teisse kooli, kas otsustate kutsehariduse kasuks või siis lähete otse tööle, see on puht teil otsustada ja see valik on puht teie oma. Loomulikult vahelduseks oleks mõistlik ja tark kuulata, mida teie vanemad ja õpetajad teile räägivad. Ja uskuge mind, nemad soovivad teile head ja parimat ja selles mõttes ma ei usunud, et nad hakkavad teile järsku halbu soovitusi jagama. Aga lõplik otsus on ikka teil teha, nii et tehke seda julgelt, ärge kartke riskida, ärge kartke eksida. Seda kõike elus tuleb veel palju, aga ikka elage seda elu nii, nagu te ise seda elada tahate. Praeguseks te olete kindlasti juba aru saanud, et elu ei koosne ainult sellistest meeldivatest momentidest nagu siin täna, et tulevad vahele kindlasti eksimused, valikud, pettumused. See on kahjuks elu lahutamata ja vältimatu osa. Aga tulevad ka rõõmsad hetked, tulevad ka helged ja meeldivad hetked. Ja mina loomulikult soovitan teile, et neid hetki oleks teie elus palju rohkem kui pettumus. Nii et edu teile edasis elus ja edasistes tegemistes. Aitäh! See järgmine elu-etapp oleks natuke magusam ja siis omalt poolt Kristiine linnaosa valitsuse poolt liigime sellise asja. Võttes aluseks Tallinna Lilleküla gümnaasiumi 17. juuni käesoleva aasta õppenõukogu otsuse nr 5, lugeda lõpetatuks põhikooli kursus, anda välja põhikooli lõputunnistus ja kustutada õpilaste nimekirjast järgmised õpilased. 9. A klass. Anneli Ojaste lõpetab kiituskirjaga. Anita Bauer.
Roosileht. Mattias Markus Roos. Simona Saaliste. Reijo Sirendi. Roonja-Meeri Susi lõpetab hinnetega 4 ja 5. Palju õnne ja suured tänud klassijuhatajale selle esimese klassijuhataja perioodi eduka läbimiseks. B-klass. Anett Arutam lõpetab kiituskirjaga. Diana Paptina lõpetab hinnetega 4 ja 5, aine kiituskiri inglise keeles, saksa keeles. Lõpetab hinnetega 4 ja 5, aine kiituskiri inglise keeles. Andra Järva. Anti Järva, aine kiituskiri kehalises kasvatuses. Kaasik. Tiia-Maria Kallaste lõpetab hinnetega 4 ja 5, aine kiituskiri kirjanduses inglise keeles, keemias, matemaatikas ja käsitöös. Laur, aine kiituskiri kehalises kasvatuses. Rebecca Lilleor lõpetab hinnetega 4 ja 5, aine kiituskiri inglise keeles. Lõpetab hinnetega 4 ja 5, aine kiituskiri kirjanduses, saksa keeles, keemias, füüsikas, geograafias, matemaatikas ja käsitöös. Kirke Männik, aine kiituskiri kirjanduses ja inglise keeles. Lõpetab hinnetega 4 ja 5. Katrin Paas lõpetab hinnetega 4 ja 5, aine kiituskiri muusikas. Hanna Pentsa, aine kiituskiri kehalises kasutuses ja kunstis.
Roland lõpetab hinnetega 4 ja 5. Mikkel Sinivee. Joosep Soots. Milena Šadrina. Maria Suuksam lõpetab hinnetega 4 ja 5 aine kiituskiri bioloogias ja kirjanduses. Rasmus Urbani. Ning üks suur lillekimp ja soojad tänusõnad kõige selle eest, mis oma klassi teinud. Üheksas C-klass. Lars-Hendrik Kogens. Jarek Heinso. Essu Heinsalu. Markus Helde. Andreas Hiiemägi. Grete Carmen Jaakson. Jarmo Jevonen lõpetab hinnetega 4 ja 5 aine kiituskiri matemaatikas. Kristjan Kasemaa. Aine kiituskiri kehalises kasvatuses. Evelin Kunimägi. Paul August Lääne. Johanna Mauer lõpetab hinnetega 4 ja 5. Martin Meister. Tanel Neubauer. Christopher Niine.
Ranne. Karmen Raul lõpetab hinnetega 4 ja 5. Kumo Sammal lõpetab hinnetega 4 ja 5. Tiina-Maria Kopper lõpetab hinnetega 4 ja 5 ainekihtustuli matemaatikas. Sandra Tähemaa. Ja jälle üks tore lilletink ja suur aitäh, et see arv ikka roostetanud.
Armsad lõpetajad, lugupeetud õpetajad, kallid vanemad ja kõik teised saalis viibijad. Mina olen Jarmo 9. C-klassist. Ja mina olen Anett 9. B-klassist. Ning meie oleme 2 kuldnokka, kes on osa sellest parvest ning täna tõuseme me kõik siit õhku. Kui Jarno isaga koolimajja jõudis, olid tunnid juba alanud. See lause kevadest on kõikidele teada. Kui meie 9 aastat tagasi siia Kuldnokka tänava koolimajja jõudsime, polnud alanud ei aktus ega ka tunnid. Meil polnud õrna aimugi, mis on tulemas. Olime nagu Kuldnokka pojad pesas, kes vaatasid uudishimulikult ringi. Nokada vali, et 9 aastat siin pesas on nüüd läbi saanud. Tänaseks meil tiivad juba natuke kannavad ja oleme tegemas esimesi lennuharjutusi. Mõnedele meist ei tekita need lennuharjutused mingit vaeva, kuid teised peavad rohkem pingutama, et hakkama saada. Sellegi poolest saame me kõik nendest 9 kooliaastast kaasa samasuguse pagasi. Võiks ka öelda, et meil on kõigil samasugune alus või nagu majadel vundament. Jah, tõesti. Põhiharidust võikski võrrelda maja vundamendiga. Me läheme kõik siit edasi oma teed mööda, ehk ehitame edasi oma korruseid. See, milliseks me oma niinimetatud maja kujundame, on meie endi kätes. Aga ei tohi ära unustada neid, kes on meid siia juhatanud, aidanud, suunanud ja õpetanud. Täname teid, kes te olete meid ära kuulanud ja vahel ka noominud, näinud meie kaklemisi ja eriarvamusi. Olete näinud meid lõbutsemas ja rumalusi tegemas. Olete andnud meile palju seda, mis on silmale nähtamatu. Täname teid, kallid õpetajad ja kogu koolipere, kes lisaks teadmistele on meile andnud kaasa ka tahte midagi saavutada ja kuhugi edasi püüelda. Nüüd tahaksimegi tänada oma klassijuhatajad ja aineõpetajaid. Esmalt palume siia algklasside klassijuhatajad. Helme Pärn. Merike Velts Nurmela. Ja nüüd praegused õpetajad. Raivo Kelp.
peaksime ka tänama lõpetajaid. Meie vahel on olnud palju rivaalitsemist. Esimese asjana tulevad meelde klasside vahelised võistlused, mille unustaks ära sõbralikud suhted. Nende asemel tuleb võistlushimu ja võidusoov. Muidugi ei ole meil ainult rivaalitsemist olnud. Tavaliselt muutume väga sõbralikeks, kui on vaja teada, et kas keemias tuleb tunnikontroll või mis oli füüsika kontrolltöö 5. küsimuse vastus. Tahame teid tänada, et te olete andnud meile nii palju mälestusi, kogemusi ja palju millest õppida. Loodame, et need koos veedetud aastad jäävad teile kauaks meelde, et me meenutame naeratades ühiselt veedetud aega siin Kuldnokapesas. Osa lahkub siit pesast võttes kaasa palju emotsioone ja mälestusi, kuid ees ootab uus etapp, uued väljakutsed ja uued kogemused. Rääkides väljakutsetest, siis väljakutsed võivad õnnestuda või ebaõnnestuda, pakkuda rõõmu või hirmu. Aga õnneks saame me hirmust jagu. Selle toreda kõne kirjutas Tiia-Maria Kallaste. See julgenud seda ise kõva häälega ette teha. Kuna me oleme nii head sõbrad, siis me aitame tal hirmust üle saada ning anname ka temale tema tähemomendi. Nii et Tiia, tule siia. Tahaksime kõne lõpetada nii, nagu sai ka alustatud, ehk viitega kevadele. Kas teil on meeles, et õpetaja Laur kevade tegelastele kooliaasta lõpul soovis? Soovitas ikka uuel aastal jälle kooli tulla ning ütles, kes püüab, saab edasi. Tootsile aga ütles nii, nagu tahaksime öelda kõikidele Lilleküla gümnaasiumi põhikooli lõpetajatele. Pea püsti ja julgelt edasi.
kahju küll, aga see ilus ja tore sündmus hakkab nüüd lõppema. Lõpetajate õnnitlemine ja piltide tegemine toimub õues. Jumal tänatud, et ilm on meie vastu armuline olnud. Aga nüüd lõpetan aktuse ja palun lippuritel välja viia lipud.